piiride kehtestamine ei ole paikapanemine. See ühendab endas nii eneseväärikust kui samas ka enesekindlust. Ma olen enda jaoks seda tõlgendanud nii, et tööl peame me kehtestama 2 erinevat sorti piiri. Ühed on minu piirid, see tähendab, et mingisugune käitumine, kommentaar või olukord läks minu jaoks kuidagi üle piiri. Ja samas on asutuse piirid. Need on asutuse kokkulepped ja reeglid, mida me tööl peamegi meelde tuletama nii endale kui teistele, kui keegi neid piire ületab. Asutuse piire on tihti kergem kehtestada, kuna vastutus on mujal. Me ei ole ise neid kokkuleppeid välja mõelnud. Enda piire on aga palju raskem kehtestada. Üks tehnika, mida ma tänases videos välja tooksin, on osaline nõustumine. See tähendab, et olen millegagi nõus teise arvamuses ja samas jää endale kindlaks. Anna teisele väärikust ja ole ise väärikas. Näiteks võib väga üldistatult öelda, jah, see võib tõesti nii olla ja samas praegu ma palun, et sa teeksid nii. Järgmiseks on väga tähtis jääda oma sõnumile kindlaks. Selle tehnika nimi on katkine grammofon. See tähendab, et sa mõnikord pead isegi oma sõnumit kordama mitte 2, vaid võib-olla isegi 12 korda.